Head kuulajad, 10. oktoobril oli Jüri Variste 111. sünniaastapäev. Tänase kontserdiga meenutame armastatud koorijuhti ja erudeeritud professorit läbi tema õpilaste koorijuhi töö. Täna esinevad koorid ja ansamblid, esitavad kava, mille on välja valinud nende dirigendid, Jüri Variste õpilased. Kontserdi vahetekstid on kirjutanud Merike Toro. Ta soovis oma mõtted armastatud õpetaja kohta täna lugeda ise, kuid haigestumise tõttu palus ta seda teha minul. Merike on varasemalt öelnud, et Variste oli muusikas peenekoeline graafik. Tema natuur oli kinnisem ja hillitsetum kui nii mõnelgi tema kaasaegsel. On kahju, et Varistest ei ole kirjutatud ühtki raamatut ning tagasihoidliku inimesena ei avaldanud ta endast ka memuaare. Siiski on tore tõdeda, et Eesti Rahvusringhäälingu arhiividest leiab üsna palju põnevat materjali. Toon näiteks 1982. aasta Eesti Televisiooni saate sarjast Rahvakunstnikud, kus Jüri Varistet näeb dirigeerimas ja rääkimas oma elust. Mul on siiralt hea meel, et tänast kontserti ette valmistades oli mul võimalus süüvida oma õpetaja Arvo Ratassepa õpetaja Jüri Variste elu ja loometeesse. Head kuulamist! Laval on lastekoor Ellerheim. Karl August Hermann, lauljate teretus, Riho Maimets, Imeline heli, Ernst Enno sõnadele, Rein Rannap, Eesti muld ja Eesti süda, Liidia Koidula sõnadele, Susanna Lindmark, Song of Hope, laul lootusest, juhatab Anneli Mäeots, klaveril Reinu Tepp, kellamängul Kristjan Mäeots. Te näete, et esimeses reas on lapsed, kes ei ole selles vormis, mis nemad on väikesed, kes tulid meile 1,5 kuud tagasi ja laulavad siiski meile kaasa ühe laulu. Thank you.
ja ma arvan, et siin on veel neid. Ja see tõlge, mida see väike tüdruk, tema tõlkis mulle selle ja ta loeb teile ka selle ette. See on kaunis sügav tekst. Kui on pimedus, saabu valgus. Kui on nägemisvõimetus, saabu nägemine. Seal, kus on kõnnis, sinna saabu soojus. Valits armastuse, saame me kõik särada. Kui on vägivald, saabu rahu. Kui me kardame, lase armastus läbi. Kui me oleme koos, saame me olla tugevad. Me anname oma südamed, lauldes oma laulu. Me oleme kõik sama universumi lapsed. Oma lauluga jõuame su südameni. Me saame teha muutuse. Me oleme valguse hääled, kes laulavad laulu armastusest. Me oleme siin, et ühineda selles laulus lootusest. Oleks väga kurb. Siin on väga palju refrääni viisi. Kui te esimest korda kuulete, siis võib-olla kuulete. Laara, tore, kui te laulaksite kaasa, siin on nii palju laulu. Time so
päevast! Minu nimi on Liive Mäemets, nimekirjas olen küll Toomla, aga selle olen juba ammu unustanud. HI Oktett tuli tänast seltskonda tervitama Helsingist ja me oleme üks väike osa Helsingi suure muusikakeskuse koorist, kus laulab kokku 100 lauljat. Täna on siin paremlik kohal. HI Oktett oleme me sellepärast, et Heli, kes praegu laulis soolot minu kõrval, on selle grupi kokku toonud ja tema on ka teinud selle sama laulu oma rootsikeelses lasteprogrammis kevadel ja ka on Leonard Bernsteini Candide muusikali produtsent olnud. Ka Jüri Variste käis omal ajal Soomes. Vähemalt ma tean seda sellepärast, et ta tõi mulle sealt Stockmanni kilekoti, millega ma siis ikka õige kaua ringi käisin uhkelt. Ja Soomega muidugi sel ajal oli väga vähe ühendust, aga tunnis siiski saime teha Toivo Kuula Päiksetõusu ja mõningaid Sibeliuse laule isegi. Ja järgmiseks võtamegi meie ühise hümni autori Fredrik Paatsiuse Soome laulu, mis on tõesti selline Soome koorilaulu klassika. Ja kindlasti te saite aru, et see esimene laul, mida me laulsime, ei olnud Soome laul. Et see nüüd alles tuleb, et me võtsime sealt viimase kõigepealt, sellepärast et meie kava natuke muutus. plaadikogu. Ja seda sai siis omal ajal muidugi kuulatud ja õpitud sellest. Ja nüüd, peaaegu 40 aastat hiljem, on seda muidugi hea meenutada, kui on ise tehtud umbes 800 plaati. Et olen muidugi selle aja jooksul, kui elanud Soomes, juhatanud mitmeid koore, aga põhitöö on olnud ikkagi
plaatide kunstiline produtsent ja nii on mu käest ja kõrvust läbi käinud õige mitu koori, orkestrit, solisti ja nii edasi ja nii edasi. Ja kõik see kupatus on muidugi ka siin Tallinnas Rahvusraamatukogu arhiivis, et sellega võib tutvuda. Aga mida ma olin ütlemas ja mis on Jüri Varistest kõige enam meelde jäänud, on see, et kõikidele oma õpilastele ta rõhutas, et on vähe sellest, kui me oleme musikaalsed ja kui me teeme kõvasti tööd ja et peab olema südameharidus. Ja see on mulle läbi elu alati olnud nagu näpunäiteks ja seda ka olen püüdnud muidugi ise ellu rakendada, aga ka rõhutada kõikides töödes, mis on tulnud ette. Aga muidugi välismaal elades on, kuigi me oleme Soomega väga lähedased, on ikkagi kultuurid on väga erinevad ja ka laulud väga erinevad. Ja igas kontserdis ma olen siiski püüdnud seda teha, et oleks vähemalt üks eestikeelne laul ka soomlastel. Ja nii nad on laulnud. Ja ka järgnevas laulus osa teksti on nüüd eesti keeles, kuigi on Oskar Merikando laul, kas mäletad veel seda viisi. Ja siin ma tahaks tuua esile viimase solisti kolmanda Tommi Niskala, kes on mitmes mõttes ka minu mantlipärija ja järeltulija.
professor Jüri Variste mälestuseks. Loodame, et me näeme kunagi. Ja nüüd siis muidugi laul, mida meile kõikide südamed põksuvad, sellepärast et see on selle kontserdi ainukene Jüri Variste laul, aga laulge kaasa, kui meie teeme vigasid. Ei kaeta lauda, küllap vist Jüri Variste kõige tuntum tema enda loodud laul. Ja võib-olla ka sellepärast, et nagu te kuulsite, selles peegeldub tema tundelaad, tema isikupära, tema poeetilisus, tema mõtlikkus, tema mõtte lõpuni mõtlemine ja aja võtmine mõtlemiseks. Lauludes Ei kaeta lauda on planeeritud ka Jüri Variste interpretatsiooni CD, mille töine pealkiri on arvatavasti Ma istsin mõtetes ehk viide Saare Kõverva kuusekesele. Lauludes Ei kaeta lauda on planeeritud selle CD lõpupalaks. Sinna plaadile on planeeritud 21 Variste interpretatsiooni teost, peamiselt Eesti Raadio segakoor, Vabariiklik koorijuhtide segakoor ja mõned näited ka Türku nimelisest meeskoorilt. Muidugi on kahju, et see plaat võinuks praegu olla meie ees ja kahjuks selle plaadi koostajana ma saan praegu ainult sõna sekka öelda ja seda nagu sel tähtpäeval tutvustada. Et seda plaati koostada, tuli kurssi viia ennast umbes 800 nimetusega, mis Eesti Raadio fonoteegis on.
peamiselt Eesti Raadio segakooli salvestusi, mis oli ju tema kõige suurem elutöö. Me teame, et selle aja dirigendid ei olnud oma otsustes ju vabad. Seda enam on hinnatavam, kui suur osakaal on selles jäädvustusel Eesti klassikal alates Hermannist Kappelist kuni Lüüdigi ja Evald Taavani ja väga suurel aukohal on ka Mart Saar, Kirill Kreek, ka tema kontsertierus. Tähelepanuväärne maht on, kui me mõtleme 5-60 aastat tagasi, tol ajal kujunevate, kas siis nooremate või juba kujunenud järgus heliloojate loomingul Edgar Arro, Heino Jürisalu, Heino Lemmik, Raimond Lätte, Lembit Veevo, Arvo Ratasepp, Viljem Kapp, Olev Saul, Heino Tamberg, aga ka Jaan Koha, Boris Kõrvel, Ants Sõber, Eugen Kapp. Selle tõttu sina plaadilen ka Mart Saart ja Kreeki planeeritud mõnevõrra rohkem ja need heliloojate rida on seal esindatud. Väga tuntud laulude puhul loomulikult on valik ju väga, ta jääbki meelevaldseks ja subjektiivseks, aga paljude tuntud klassikalaulude puhul sai eelistatud variante, kus tuleb just Variste isikupära esile. Temas on tunda filoloogi, kus sõna kõneleb, mitte ei ole hea diktsioon ja hea fraseerimine, vaid eeskätt kõneleb sõna tundlikkus ja mõtlikkus. Nii et see plaat on töös ja oleme kooriga kokku leppinud, et me esitleme seda ja see muutub kättesaadavaks kooriühingu aastapäeva kontserdil 26. jaanuaril järgmisel aastal. Ja lõpetuseks ma tahaksin tänada selle tänase kontserdi korraldajaid. Ma arvan, et see on hea märk, kui meie ühiskonnas kipub vohama liidri ja võitja kultus, siis see on märk sellest, et me näeme ja hindame tervikut, hindame kõike ja kõiki, kes me ümber on. Aitäh! Ühtekokku 23 aastat töötas Jüri Variste Türnpu meeskoori dirigendina. Aastatel 1951 ja 1956 saavutati esikohad Moskvas üleliidulisel kooride konkursil. 1969. aastal Eestis toimunud juubelilaulupeo võistulaulmisel arvati Türnpu meeskoor 4 parema hulka. Jüri Variste juhatusel on Türnpu meeskoor esitanud üle 250 laulu. Variste oli erudeeritud inimene nii muusikas kui laiemalt, kooriga töötades ökonoomne, väljendus lühidalt ja selgelt, omades samas suurt taktitunnet. Muusikuna oli ta tundlik ja hella hingega, suure kujutlusvõimega interpreet. Türnpu meeskoor esitab Hans-Georg Mägeli, seadnud Veljo Tormis, tekst Aado Reinvald, Kodukeel. Solistid Mati Sink, Meelis Sink, Aadu Sedman, Gerhard Loomipuu, Heiki Kukk. Teisena Villem Kapp, Põhjarannik, sõnad Kersti Merilaas. Juhatab Tõnu Kangron, laveri Piret Välma. Kui kuninglikult kõlab
kaks Tõnu-nimelist poissi, Tõnu Kangro ja Tõnu Kaljuste. Viimane iseloomustab professorit järgmiselt. Variste õpetuses oli tähtsal kohal muusikaline adekvaatsus. Ta rõhutas pidevalt, et käsi peab väljendama seda, mis kõlab. Jüri Variste ütles tihti, et pianistid toovad igasse tundi uusi palu ja mängivad peast. Koorijuhid ei suuda paraku pisikesi laulukesi pähe õppida. Variste tunnid algasid alati teose klaveri mängimisega ja teos pidi olema peas. Teie ees laval on Meremäe Obinitsa naiskoor, dirigent Valdur Helm. Ja nad laulavad Jan Rahman, seadnud Tõnis Kõrvits, mis on suur järvetakan, ja Urmas Sisask, tekst Anne Kahro, Ood armastusele. See laul on tegelikult võrukeeles. Võib-olla, kes teab, ja siin on suurt vahet ei ole, näiteks võrukeeles on taka, aga setukeeles on taka. Et N kaob ära võrukeeles. Lõikab rinde pilve pooleks,
me tahaksime kõiki, kes on tundnud Jüri Variste taustaga, sõlta oma tervituslauluga. Veidara tunnu kappa kulda, heigo. Veidara tunnu kappa kulda, heigo. Ilma rahvas ilotama. Veidara, ilma rahvas ilotama. Variste pito pidänä. armastas Jüri Variste korrata. Ehkki temagi sai aru, et kuidas käib hüüjaks, ei saa elus läbi nii, et sa kunagi kedagi ei riiva. Tema ütlemine oli, kui teed ühele poole kummarduse, siis mida teisele poole näitad? Olen kuulnud nii mõnegi omaaegse suure koorimehe kohta öeldavat, et egas ta tänapäeval enam mingi tegija oleks. See on kahe otsaga asi. Kahtlemata valetaksin, kui kinnitaksin, et suudan praegu nautida Variste omaaegseid salvestusi, tolle aja tippe. Kuid usun kindlalt, et me ei pea selles nägema eelmise põlvkonna küündimatust, vaid muutunud kultuuri konteksti. Elaks Jüri Variste või Gustav Ernesaks või Tuudur Vetik tänases päevas, oleksid nad ka praegu tipus. Sest kõik on nad võrdselt andekad mehed, kes suutsid haarata maksimumi sellest, mida neile pakkus nende aeg ning suudaksid sama teha praeguses ajas. Teie ees on Meriko segakoor. Nad laulavad Aare Kruusimäe tsükli segakoorile Paar palvid. Sõnad Kauksi Ülle, osad Hummogõ palvõ, Päeväpalvõ, Õdangu palvõ. Solist Ingrid Malleus, juhatab Eleri Kristel Kuimet.
Jüri Variste õpilane Meeli Sarapuu meenutab oma õpetajat. Esteetiliselt nauditav õpetus, mida toetasid teravmeelsus ja arutlusoskus, sisendas austust ja usaldust. Tehnika olgu adekvaatne, lähtugu muusikast, igal laulul peab olema oma käsi. Kord ütles Variste ühele õpilasele, et ta labakäsi laperdab nagu lõhnud konn labida otsas. Tal oli hea huumorimeel. Variste lüürikutalenti ja romantilist loomust tunnistavad tema juhatamisel unustamatuks lauldud Mart Saare ja Kirillus Kreegi kooriteosed. Teie ees on käsikellade ansambel Campanelli Inna Lai juhatusel ja nad esitavad Raimond Valgre, seadnud Tõnis Kõrvits, kelladele seadnud Inna Lai muinaslugu muusikas. Tere päevast! Lihtsalt paar sõna tutvustuseks sellest muinaslugu muusikas. Meil oli suur au esineda 2015. aastal Jaroslavlis. Filharmoonia kontsertsaal kutsus meid sinna esinema ja selle looga ma tervitasin, õigemini meie tervitasime, et tegime suure kummarduse Jüri Varistele, kes just selles linnas asutas ju Eesti kunstide ansambleid. Ja eesti keeles sai see siis ka välja öeldud muinaslugu muusikas ja mitte tervitus, vaid Raimond Valgre 105. sünniaastapäevaks siis see lugu ka.
elatine vaimne värskus, tugev huumorimeel, leidlikkus, põlev põu ja lapselikult hell süda, sellisena elab ta meis kõikides. Nii kirjutab Ants Sööt oma õpetajast tema 70. sünnipäeval. Varsti hakkab kõlama tänase kontserdi viimane lugu ja tahaksin väga tänada kõiki tänaseid esinejaid, koore, ansambleid, dirigente, soliste, kaastegevaid muusikuid, samuti kooriühingut, kes tänase kontserdi korraldas. Siin saalis peaks olema ka Jüri Variste õetütar, kas on? Ma palun teid siia ette ja soovime teile ulatada väikese lilleõie. Mina olen siis Jüri Variste õetütar ja ka ristitütar. Ja praegu olen siis ainuke tema järgmise põlvkonna esindaja, kes on järgi jäänud. Ja ma muidugi tänan väga kõiki selle toreda kontserdi eest ja muidugi kutse eest, et mind siia kutsuti ja tervet kooriühingut, kes selle ürituse siis korraldas. Ja need ilusad sõnad, mis on onu kohta öeldud, peavad kõik paika ja ma ei hakka neid kordama, sest ta oli tõesti väga südamlik, hella hingega, nagu minagi praegu hääl väriseb siin. Ja mõned mälestused ainult veel temast. Mina kohtusin temaga viimati 22. veebruaril 1989. aastal, kui 4. märtsil, täpselt samal päeval, kui ta suri, toimus Tapa keskkooli 70 aastapäeva tähistamine. Ja mina läksin temale seda kutset viima. Ja nii tore, kui see ka oli, samal päeval, samal momendil, kui meie tema juures olime, tema oli muidugi haigevoodis, ta ei rääkinud enam, heisati Toompea sinimustvalge lipp. Ja teate, kuidas Jüril silmad jooksid vett, ta pühkis oma silmi, aga me olime väga õnnelikud, et ta nägi selle momendi ära. Ja kui 4. märtsil me tähistasime tema või kooli 70. aastapäeva, mina töötasin ka siis koolis, Tapa koolis, olin ka sama kooli lõpetaja, mis Jürigi, siis, kui mulle helistati, et Jüri on lahkunud, terve Tapa kool, seal oli veel palju neid, kes teda mäletas, ta oli 5. lennu lõpetaja, terve kool tõusis püsti ja tegime mälestusminuti. Ja nüüd üks suur asi veel, mis on tulekul, minul käis külas Hirvo Surva ema Helga Surva, kes oli ka tema õpilane. Ja kooriühing või olid need tema õpilased, ma täpselt ei teagi, nendel oli tulnud mõte, et püstitada selle maja külge, kus Jüri sündis ja kus tema isa oli 40 aastat õpetaja, mälestustahvel. Ja mina praegu ajan seda asja valla kaudu ja kooriühing siis toetab seda, nii et Jüril on 4. märtsil 30. surma aastapäev, loodame, et selleks ajaks saame selle tahvli sinna paigutatud. Nii et kõigile osavõtjatele, kes teda mälestavad siin ja kõigile edaspidi, kes hakkavad selles tahvliga tegelema, jõudu ja jaksu ja suur tänu veel kord kõigile. Kontserdi viimane lugu, Mu süda ärka üles, vaimulik rahvaviis, seadnud Susan Nelson, juhatab Inna Lai. Ja üks palve, kui me ära lõpetame kellamängu, siis laulame selle
ühe salmi Mu süda ärka üles koos meiega. Nihutab jälle. Thank you.